Palun lisaaega. 3 minutit lisaks. Aitäh. Mulle isiklikult tundub ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma võin öelda, et siin saalis olen mina ainuke, kes on viibinud kõige rohkem vanglates. Mitte kui kinnipeetav, aga kui oma klientide teenindaja. Olen külastanud Murru, endisi Murru, Tallinna vanglad, väga halvas seisukorras olid. Ja ainuke koht, kus ma vist ei ole olnud aastatel 95 kuni 20 on siis Harku naistevangla. Ja mida see kogemus mul on andnud oma klientide teenindamisel? On see, et ma oman väga palju kontakte ja suhtlus nendega, kui mul on vaja midagi teada saada, siis seda mulle antakse. Kõige rohkem on viibinud eri riigi vanglas juba siit ilmast lahkunud kodanik Kalev Kurg, aga see pole asja teema. Kuid need, kes on istunud eri riikide vanglas ja keda ma tunnen väga lähedalt, neid on päris palju. Ja ma pöördusin siis ühe kodaniku poole, kes on istunud ka Rootsi vanglas, eestlane, ja küsisin, et mis tema arvab sellest, et kui Rootsis tuuakse siia need vangid, kes võib-olla on teisest rahvusest, Eesti või slaavi omast, ja kes on võib-olla ka erinevate maailmavaadetega, siis tema hinnang oli see, et see, mis toimub Rootsi vanglates, on puhas õudusunenägu. Kui mingi moslemi vangile ei meeldi seal toit, mis talle tuuakse, siis lendab supikauss selle toojale vastanägemist. Ükskõik, mis asi ei meeldi, järgneb tohutu mäsu. Naised, nagu siin juba eelnevalt öeldi, on alaväärsustatud ja neid ei kuulata, neid ei panda tähele. Nad on nullid, sest selle usu järgi ei oma nad õigust midagi korda saata. Ja märulipolitsei, kes on nagu vanglateenistuses praktiliselt iga päev tegeleb seal mingisuguse jõukude vahelise arvete klaarimisega, mingisuguse personaalse isiku kinnipidamisega, kes on hakanud vastu, sest need vangid ei ole sellised, kes meie vangivalvurid on harjunud nägema. See on hoopis teine maailm. Ja sellepärast ma küsisingi täna Randpere käest, et ole hea, ütle mulle, kas komisjon on võtnud ühendust ka selles osas, milline on see kontingent, kes siia tuuakse, millised on nende harjumused, kombed, tavad, sest see kontingent erineb absoluutselt sellest, mida meie vanglateenistuse töötajad on näinud. See on aga asja üks külg. Teine külg on see, et need, kes on siia toodud, nendel on lähedastel on õigus siia tulla neid külastama. Ja siit tekibki nüüd probleem ka juba Tartu linna jaoks, sellepärast, et nad ei hakka oleneb külastusajast, nad ei hakka sealt väga ruttu ka ära minema, on maksimaalselt tasapidi, see kogukond suureneb. Tulevad noorempoolsed mehed, kes näevad Tartu linna üliõpilastest naiste osas mingisugust sellist karja, kes on mõeldud ainult vägistamise jaoks. Ja see saatus võib need tabada. Ei ole ju harvad juhtumid, kus migratsiooniga saabunud inimesed panevad toime selliseid kuritegusid. See on asja üks külg. Teine külg on see, et kuna tegemist on ikkagi selliste raskete kuritegudega, siis millega see kontingent äri ajab? Tööl nad ei käi, see on narkoäri. Ja need narkootikumid võivad hakata ja hakkavad levima ka Tartu elanike hulgas. Need on need riskid. Peale selle antakse ju kohtumistel teada, milline vangivalvur on halb, kust jälitada teda, teha tema elu põrguks.
sellega satuvad ohku vangivalvurite lähedased ja ka enda elu, sest ühel hetkel nad tulevad ju müüride vahelt välja, kus neid oodatakse kinnipeetavate lähedaste poolt, ja see ei ole enam nali. Seetõttu minu seisukoht ja ma arvan, et ka enamuse eestlaste seisukoht on see, et sellise olukorra tekkimist tuleb võimalikult ruttu ära hoida. Ja mismoodi me seda teha saame? Koalitsioon pressib siin praegu peale seda eelnõud, Eesti-vaenulikku eelnõud, kuid tegelikult on üks päästerõngas, mida ma olen ka ise siin rääkinud ja paljud on siin rääkinud, on see, et meile on serveeritud seda eelnõud selliselt, et Eesti ei kanna mingeid kulusid. See on absoluutne vale. Kui me võtame lahti selle lepingu artikli 50, vangla kohandamine ja kulude kandmine, on mustvalgel öeldud: Eesti katab kulud, mis on seotud vangla vajaliku kohandamise, ettevalmistamise ja varustamisega selle kokkuleppe standardite ja õiguslike nõuete kohaselt. Lisaks artiklis 56 selgub, et Eesti peab hüvitama tekitatud isikliku kahju, mis on põhjustatud Eesti personali süü või hooletuse tõttu. See hõlmab muuseas ka hüvitist kinnipeetava kehalise puutumatuse rikkumise osas, pluss veel siis vallas ja kinnisasjade kahju, mida on kinnipeetav põhjustanud ja juhtub isegi põgenema või siis lühiajaliselt vanglas väljas viibima. Ka selle osa peab Eesti hüvitama. See on nüüd lepingu osa, mida me näeme praegu. Ja vahepeal on siin tilkunud ka tänu Riina Sikkutile ka infot välja rahanduskomisjonist, et näiteks õigusabikulud õiguskantsleri ametniku poolt väidetavalt öeldi, et on ligi 100 000, aga see on ainult üks osa ühest asjast. Kõik need muud varustamise küsimused, mille osas selles samas komisjonis tekkis õigustatud küsimus, kas me üldse rahalist tulu saame sealt või saame ainult murekoorma kaela. Ja seetõttu ei ole võimalik seda eelnõud menetleda selliselt, et me võtame ta vastu Riigikogu poolthäälte enamusega, sellepärast et põhiseadus paragrahv 104 punktis 15 ütleb selgelt, kui riigile võetakse seadusega varalisi kohustusi, selleks on vaja Riigikogu koosseisu üldhääletust, tulemust. Nii et seda eelnõud ei saa ja ei tohi toetada nendel kaalutlustel, mis ma eelnevalt rääkisin, ja ka seetõttu, et seda ei saa hääletada poolthäälte enamusega, lihthäälte enamusega. Me ei ole koht, kuhu Rootsi tühjendab oma sitapotti. Aitäh!